Alustame siis tänast teenistust Jeesuse Kristuse nimel. Ja meil on täna ka külalisjutlustaja. Ja ma loen alguses Jumala sõna. Ma olen võib-olla seda väga tihti teinud ühest ja samast kohast, aga ma nii ammu ei ole seda lugenud, et ma loen jälle. See on siis Johannese evangeeliumist kohe esimene peatükk. Ja siin räägib siis Jeesusest, Jumala pojast. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Valgus tuli siia maailma. Kõik on tekkinud tema läbi ja mitte midagi ei ole ilma temata tekkinud. Ja see on huvitav, et siin ütleb, et selle valgusega on nii palju seotud. Esiteks valgus on Jumal, ta oli Jumala juures, ta on Jumal, ta tuli meie keskele ja ta on täis tõde ja ta on täis armu. Et kes vaatas eile TV7-st oli kontsert Tallinnas, Villu Olesk, paljud võib-olla teavad teda, paljud nooremad ei tea, sest et ta on siis sellest põlvkonnast, üks põlvkond nagu on juba peale kasvanud 30 aastat tagasi, kui ta tegi laule ja salvestas neid ja andis välja kassette. Tänapäeval antakse välja plaate, aga siis olid kassetid. Ja 2 esimest kassetti, mis ta välja andis ja ise tehtud muusikaga, siis eile ta tegi comeback-kontserdi Tallinnas Nõmme baptisti kirikus ja nende samade esimese kasseti lauludega. Ja iga laulu vahel ta ka midagi rääkis. See oli väga põnev, see on väga hea. Ja siis mõnes kohas ta mainis ka, et te arvate, et ma olen nagu kadunud poeg või olin nagu kadunud poeg ja 30 aastat on möödas, mis sa olid, mis sa tegid. Siis ta ütles, jah, et ma nagu väga palju teie keskel ei olnud või nõnda, aga ma iga päev suhtlesin Jumalaga. Ja et ma ei olnud teie keskel ja ma ei saanud aru anda teile, kuidas mul läheb ja niiviisi. Ja nüüd ma siin olen, et ma siis nagu annan teile aru ja räägin ja niiviisi. Ja siis ta rääkis, ja tema laulud on kõik Jeesusest ja valgusest, et kuidas võtta Jeesus vastu, võtta valgus vastu. Ja see muusikastiil, mis tol ajal oli jälle sammu võrra nagu ees, nagu ütleme meie kristlaste stiilist. Et kui kellegil tuleb, keegi saab päästetud võimsalt, saab elavaks Jumalast, tema sisse tuleb see valgus ja ta hakkab midagi looma, siis ülejäänud rahvale, kristlastele võib tunduda see nagu oot, kes sa siin selline oled, mida sa hüppad siin. Ehk siis väga kergesti me võime saada kaas inimeste, oma vendade poolt sellist hästi valusat kriitikat. Ja mõni on seda läbi elanud siin saalis kindlasti, mõni alles elab läbi. Aga see on huvitav, et kui sa oled koos Jeesusega, sa tead, mis sa teed,
sa annad edasi seda valgust, see, mis sinu sees on, annad edasi tunnistust oma muusika kaudu, selle muusikastiili kaudu. Ja eile, kui ta tuli nende samade lauludega 30 aastat hiljem välja, siis see on nii tavaline, sellist muusikat teevad juba kõik kirikus nagu. Et vaata, 30 aastat siis me oleme maha rahunenud, sest et peaaegu igal pool tehakse sellist nagu kaasaegset muusikat. Aga 30 aastat tagasi see oli nagu, et ei, sellist muusikat me küll ei tohi teha. Et Jumalale ei meeldi selline muusik. Või kuidagi niiviisi, et me hakkame hindama valgust, et see ei ole see valgus. See peab ikka see valgus olema, mis mina tean. Mina tean, et õige valgus on see, mida mina tunnen. See on mingi võõras valgus. Aga sõnum, nagu Villu ütleski, et aga kõik minu laulud on võetud Piiblist. Et ma ei oska nagu, ma ei ole osanud tol ajal nagu kirjanikud või luuletajad räägivad nagu, tekitavad silla nagu kristlaste ja maailma vahel, räägivad mitte, seal ta ei nimeta Jeesust ja Jumalat, vaid kuidagi mingid muud sünonüümid on seal, et siis nagu luuletajad, mina panin otse, võtsin otse Piiblist ja panin otse ja ikka öeldi, et kuule, see ei ole õige, mis sa teed. Ma lihtsalt räägin, seda oli huvitav kuulata. Ja see sama valgus, nüüd ehtne valgus, kes lõi kogu maailma, kõik, kus me siin elame, see sama tuli siia ja rääkis, tegi suu lahti ja inimesed ütlesid, sa ei ole mitte mingi õige tegelane, kes sa sukka oled, öeldi Jeesusele. Ta tuli omade keskele ja omad ei võtnud teda vastu. Meie see liha, kes me oleme sündinud ju liha tahtest ja mehe tahtest ja naise tahtest, siis see ei tunne ära valgust. See liha nagu ei tunne ära, vaid tunneb ära nüüd see, kui sa oled võtnud Jeesuse vastu ja nüüd sinu sees olev vaim tunneb ära valguse. Ja võib-olla kindlasti ka inimesed, kes ei ole veel sündinud on ja ülevalt, vaid on sündinud nii-öelda tavaliselt liha tahtest, eks nad tunnevad ära, siin sees on üks tühi koht olemas, sa räägid neile Jeesusest, sa viid neile valgust, räägid. Ma rääkisin teile ju eelmine kord ühe loo, et ma käisin kuskil ühe sõbra juures, uskmatu perekond, kutsusid nagu ja tule ja räägi ja siis ma mõtlesin, et ma ei saa nagu, et ma ei räägi, kuidas sa päästatud pead saama nagu. Ja kui ma rääkisin, siis ta nagu ütles stopp, ma mõtlesin, oota, ma räägin loo ära, rääkisin lõpuni, stopp, kõik rohkem ei räägi. Ja ma olin kindel, et ma puistan oma jalad puhtaks sinna perekonda, ma enam ei lähe. Aga juhtus üks asi, et see inimene tahtis laenata ühte riistapuud siit ja mõtlesin, et tule Kaare kuus, saatsin talle lingi, siis ta tuli nagu GPS-iga kohale siia, ma tegin ukse lahti ja siis ta vaatas näitust. Talle meeldis kõige rohkem see esimene pilt lõviga. Tegi pilti, tegi lavast pilti. Siin te käitegi. Ja mõtlesin, et maale saad osta, mis iganes. Nädala pärast ta kutsus mind uuesti külla ööseks. Võtsin magamiskoti kaasa, läksin külla. Siis rääkisin juba ühe teise loo talle, mis ta juba kuulas. Ma rääkisin nimelt seda, kuidas meie kallis vend Kalmer, kui ta lahkus. Mõtlesin, Kalmer oleks praegu siin, me läksime koos, ajaksime sinuga juttu ja rääkisin neid nägemusi, mida koguduse liikmed nägid Kalmerist siit ja sealt ja kolmandast ja Vilmi kõige viimane nägemus, et kuidas me selle mehe pidime mulle alla panema. Ja siis Jumal näitab Vilmile, kuidas Kalmer läheb pärliväravateni ja Jeesus ütleb, et sinu perekond nõuab sind tagasi. Kõik nägemused, et meid ei ole jäetud nagu teadmatusse, et me ei tea, kas Kalmer tuleb tagasi või tule, miks ta järka üles, et kuidagi nagu Jumal suhtles kogu aeg inimestega, suhtles tema pojaga, rääkis tema pojaga juttu. Kalmeri poeg küsis, et mis takistab, et isa ei saa tulla kehasse tagasi ja Jeesus ütleb, et miks peaks olema mingit takistust. Kohe tuli vastus. Et siis ma rääkisin ja see mees juba kuulas kõik need ilmutused ära. Et ma näen seda, et anda valgust, see on tohutu pimendas, anda valgust, veel valgust, et ei peagi nagu kohe ära jooksma, et ei tahtnud kuulata, käi siis sinna ja tänna, et me peame ikkagi kuidagi, mina pean, ma ütlen, et olema väga-väga, et nii nagu minuga nähti vaeva kunagi, ei taha kuulata siit, ei taha kuulata sealt, et siis ma pean ikka samamoodi ka, et vaikselt seemneid puistama ja küll need seemned kasvama hakkavad nagu. Ja siis,
me läheme ülistusega edasi ja ma pikemalt ei räägi, kõige hullem asi mul seisab veel ees, ma pean teated nagu maha ütlema, see on üks raskemaid olukorda mul. Ma eile käisin muideks, miks ma rääkisin Villu kontserdist, ma ise olin kohal, meie kitarrist, ta ei ole küll meie kitarrist, ta on ju sisse sõitnud Saaremaale, Leevi oli seal ise seal bändis ja tuli välja, see Villu tutvustas Leevit ja ütles, et see on see mees, kes käis mulle peale, et seda asja nagu kõike teha nagu. Nii et Leevi oli siis see mees, kes selle kontserdi praktiliselt ikkagi käima tõmbas seal. Ja kui ma olin seal Tallinnas, siis ma ööbisin ühe sõbra juures, kes on ka olnud Luteri kiriku pastor, ta andis oma pastoriameti Aare Luubile edasi, kes Aaret mäletab, Aare on ka kunagi siin käinud ja olin Alo juures kodus ja siis kui ma vaatasin Alo süstematiseeritud elu, no tead, mul oli nii palju õppida, et ma tulin hommikul lavale ja hakkasin oma laule kohe panema kataloogi nagu see nimekirja järgi. See mees on nii ma tegin videot ka, no mõtlen, et minu see lastetuba on läinud ikkagi kuidagi teistmoodi, aga ma pean õppima selle mehe pealt, mismoodi tema süstematiseerib oma elu ja kuidas ta kõik paneb nagu, kõik on arhiveeritud ja kataloogis, kui midagi on, siis ta võtab kohe riiule pealt siit selle välja ja vau. Ja siis ta ütles kogu aeg, et Jumal on korra Jumal. Seda on nii hea kuulata. Ja siis ma sain aru, et kui ma teateid alati ette loen, et miks mulle see kõik nii lappama läheb, sellepärast, et ma ei ole eeltööd teinud väga palju. Nii et teated on minu jaoks väga raske, et ma võtan selle kokku. Aga nüüd me võime tõusta püsti ja kui me ülistame, siis igaüks võib ülistama seal ka istuda, nii et see ei ole. Isa, me täname sind, et me võime siin olla sinu kalli poja nimel koos ja me ülistame sind, kallis Jeesus, et sina oled see eluvalgus, kes tuli siia maailma. Ja me täname sind, Jeesus, et sa oled meie valgus, meie eluteel ja ei saa jääda varjule ükski linn, kes on mäe otsas, siis me täname sind, et sa oled meid nii igat ühte armastanud, kes me siin oleme ja Pildiraadio vaatajaid. Isa, me õnnistame igat ühte, kes praegu seda teenistust ka jälgivad Jeesuse nimel. Isand, las see valgus puudutada inimeste südameid, sinu valgus, Jeesus. Sina, kes sa oled kõik loonud. Isa, me täname sind ja me tuleme sinu ette ja me kiidame sind, Isand. Amen. Mu valgus sa, juhid mind, kannad mind, päästnud mind sa pimedast. Mu lootus sa, hoiad mind, saadad mind, su käte peal elan ma. Mu valgus sa. Mu valgus sa, juhid mind, kannad mind, päästnud mind sa pimedast. Mu lootus sa, hoiad mind, saadad mind, su käte peal elan ma. Mul pole puudu millestki, sa juhid haljal aasal mind. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Mu valgus sa, juhid mind, kannad mind, päästnud mind sa pimedast. Mu lootus sa, hoiad mind, saadad mind, su käte peal elan ma. Mul pole puudu millestki, sa juhid haljal aasal mind.
sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Mul pole puudu millestki, sa juhid haljal aasal mind. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing. Veri, mille valas Jeesus, kus võib patust päästa mind. Veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing. Veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb. Allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb. Allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing. Veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb. Allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb. Allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Ja ükskord veel. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb. Allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Veri, mille valas Jeesus.
sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sa oled kuningas ja issand ka väge sõjas. Sa oled rahuvürst ja Jumal suur, küll igavesti. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sa oled kuningas ja issand ka väge sõjas. Sa oled rahuvürst ja Jumal suur, küll igavesti. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sa oled kuningas ja issand ka väge sõjas. Sa oled rahuvürst ja Jumal suur, küll igavesti. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Ja viimast korda. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sest sina oled väärt väge ja au. Nii, nüüd ma palun siia Andra, tema siis teeb selle ohvri teenistuse. Tere kõigile! Me saame siis nüüd kokku panna vabatahtliku ohvrianni ja enne loeme ka Jumala sõna ja ma jagan
mõne väikese mõtte. Loeme täna Matteuse 6. peatükist 27. kuni 33. salm. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilliväljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud, nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nüüd rausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Nii et pingutamise ja muretsemise vastandiks on Jumalale alistunud elu ja see tähendab anda Jumalale esimene osa igast oma päevast, esimene päev igast oma nädalast, esimene osa oma sissetulekust ja esimene arupidamine oma otsuste tegemisel. Ja see kõik tähendabki seda, et Jumalale on antud esimene koht kogu oma elus. Jeesus näitas meile eeskuju, kuidas seda teha ja kuidas elada sellist eluviisi, aga mitte ainult. Ta annab meile vahendid selleks, et me saaksime osa kõigest sellest, mille Jumal on meile valmistanud. Ja muutusi meie elus ei põhjusta ei meie muretsemine ega meie pingutamine, vaid see vägi, millest me saame osa igapäevaselt. Ja nii me saame täna ohvrit kokku pannes ka usaldada, et Jumal hoolitseb kõige eest. Ja paletame. Armas taevane isa, suur tänu, et me võime kõik jätta sinu hooleks. Ja loomulikult see ei tähenda seda, et me lihtsalt istume käed rüpes, aga Jumal, sina oled see, kes toob muutused meie ellu ja sina oled see, kes meid varustab. Ja see vägi, mis tuleb sinust, issand, see toob tõelised muutused, see toob tõelise varustatuse, see toob kõik, mida me oma eluks vajame. Suur tänu, issand, et sa õnnistad meie ohvriandi ja et sina tead, kuidas seda kõige paremini kasutada, sest sinul on kogu tarkus ja me usaldame sind. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aga ma nii kaua siis, kui ohvrikarp ringi käib, ütlen teated. Need tulevad ka seinale mõningad, ma vaatan, kas nad kattuvad siis kindlasti. Et väga põnev teade on see, et järgmine pühapäev, 6. aprill jutlustab Simon Grahv. Juhuu! Nii et meil tuleb taanlane tuleb meile külla jutlustama. Väga põnev. Ma just ennem rääkisin, et ma sain ühe inimese kokku, ma teen ühte tööd ja omanik, nagu maja omanik on nii Simoni moodi, nagu nii Simoni moodi. Ta on sama nägu, sama pikk, sama, no kõik. Ja ma hakkasin temaga rääkima nagu Simoniga, hakkasin nagu aeglasti rääkima, et aru saaks. Siis ma mõtlesin, et ta on ju eestlane, miks ma nii räägin. Natuke seepärast hakkasin jälle rääkima, et see on nii. Õigus, ta on ju eestlane. Ja siis mina näen nagu Simonit nagu tihemini, kui ma näen seda meest. See selleks, aga talgupäevad 12.04, ma vaatan siin meie koguduse kirikus. See on laupäevane päev. Aga homme juba esmaspäeval, homme õhtul puudevedu, nii paljud, kes saavad tulla, kella 6. Et mõnikord on veel kevadel vaja vedada, et ilmad lähevad ilusaks, küll see vedamine ka ära jääb. Aga ma tulen siis jälle Tõnu käest küsima, helistan Tõnu, kas sa annaksid oma käru, homme õhtul panen autole sappe ja kõik, kes saavad, olge head. Meil on chat ka muidugi, et kirjutame grupis seda. Nii, siis suure reede üritus, see on siis 18.04,
ülestõusmispühade selline väike reklaam on ka, te saate siit eest võtta. See toimub kesklinnas ja kell 14 kuni 16. See on 20. aprill, see on suur reede ja mis asja, see on pühapäev. See ei ole suur reede üritus, aga enne seda suurel reedel siis on ristikäik meil jälle linnas päeval ja see algab kell 11 siis siin koguduse hoone eest. Pärast tuleme siia kirikusse, võtame snäkki, võtame kohvi ja tegelikult samal õhtul on kohe ülistusõhtu, suure reede õhtul. Ma vaatan, kas siin aega on kirjas, on küll 17.00, päris varakult, 5 juba, et ei lähe liiga hilja peale. Nii. Siis EKNK suvepäevad Lootuse külas on see aasta 17 kuni 19 juuli. Te vist näete seina pealt ka seda teadet, on ju. Nii, lähme siis tasapisi edasi. Next Step noored. Saku kogudus korraldab taas Next Step suveseminari 24 juuni kuni 1. juuli. Jaanipäevast hakkab pihta ja siis on veel, ma ei saanud seda lahti, seda teadet, aga Next Step korraldab veel ühe juubelipeo, see on 10 aastat Next Stepi. Need on siis neile, kes Next Stepil käinud on. Mina nagu aru saan, sinna minul asja pole, nii et olge uhked noored, kes te olete käinud seal. Aga veel on üks teade. Meil on tulemas nii ma kohe vaataks, ma leian selle teate üles, Lootuse festival. Ja Lootuse festivaliks siis toimub koolitus meile, kes soovivad, neile, kes soovivad. Ja see koolitus on siis 3 esmaspäeval, 7. aprill, 14. aprill, 21. aprill, õhtul kell 6, Kuressaare, Kaubatänav 5. Koolitajaks on piiskop Antti Toplaan seda korda. Ma mäletan kunagi, kui see Lootusfestival oli, siis üks koolitus oli ka siin koguduse kohvikus ja Ingrid ja ma ei mäleta, kes veel tegid seda koolitust, nii et seekord, kes tahavad kellegi sõbra nagu kaasa saada sinna Tallinna Lootusfestivalile, siis see koolitus on teile, et te lähete sinna, kuulate, panete kirja, saate materjalid ja teate siis, mida teha nii kaua, kuidas oma veel inimene, oma sõber või sõbranna, kes ei käi kirikus, ei tunne Jumalat, et kuidas siis temaga niiviisi tegeleda ja lõpuks Tallinna kaasa saada sinna. Nii, kas mul on kõik teated öeldud? Vist peaksid nagu olema. Ei ole. Veel on üks. Meie sünnipäeva lapsed. Johanna Tahk, Vilmi Katugin ja Melanie Madekainen. Siin on veel pikem nimi, Rosljuka veel, jah, vabandust. Nii, vabandust. Te võite tulla siia ette julgelt. Me paneme käed peale ja ma usun, et Andre, sa võiksid ju ka tulla. Et kes oma nime kuulis, olge head, tulge korraks siia koguduse ette. Ja me lihtsalt õnnistame teid. Ja ma annan Andre sulle mikrofoni. Armas Jeesus, täname oma armsate õdede eest, Melani ja Vilmi, Jumal, et sa oled nad kutsunud, sa oled nende eluteed juhtinud, Jumal, ja sa oled juhtimas veel jätkuvalt, issand, et nad käivad sinuga koos ja sina täidad nende päevad, nende nädalad, nende aastad, issand. Kõige heaga, mida sul vähegi on pakkuda, issand, kõik on avatud. Õnnista armsaid õdesi ja õnnista nende uut eluaastat ja ole väga armuline neile, issand. Et kõik head asjad, Jumal, mis sinul on, jõuaksid nendeni ja kui on raskused, Jumal, me ikka oleme raskuste sees sageli ka, Jumal, siis sinuga koos need on ka hoopis teistmoodi ja nad tulevad kõigest läbi, Jeesus, sinuga koos. Jeesuse Kristuse nimel, suur tänu, issand, et sa kannad neid oma käte peal. Aamen. Tänu Jumala, aitäh teile. Ja
Rita Lauge täna jutlustab meile ja tegelikult Aimar Lauge on üks ka väga kõva jutluse masin. Et Aimarit ma tundsin natuke varem kui Ritat, aga nii kui nad abiellusid või hakkasid vist käima kuidagi, siis juba sain Ritaga tuttavaks ja te tunnete neid kindlasti ka oma. Aga et Aimar ei tunneks ennast, me ei ole siin väga feminismi pooldajad või, siis et ma kutsuks ikkagi ka Aimari korraks siia ette midagi ütlema tervituseks vähemalt. Ole hea, Aimar. Aitäh, ei sellest pole midagi, ma olen ikkagi juhtival kohal. Ma olen oma naise autojuht. Nii et tere, rõõm näha teid kõiki siin ja jah, tõesti me käisime, loodavalt käime edasi ka, ikkagi Aivariga perekonniti käisime ka läbi, mäletad, Alja aegu Ämarust. Nii et vahepeal sündis meil lapsed, see läks teistmöödi, aga jah, ma pikalt tahaks rääkida, aga ma mõtlesin, et midagi julgustavalt teile öelda, mis oleks kasuks nii teile kui mulle ja ma siin kohal tulles just enne, kui üles tõusin, tuli meelde üks selline hiljuti loetud üks selline koht või selline mõte, mis on päris sügav, aga päris huvitav mõelda ja siis saate ennast nagu panna, kus kohas kus me oma usueluga olema. Nimelt 19. sajandi üks teoloog ütles niimoodi, et Jumala tahe on teemonitele needus, sulastele seadus ja Jumala lastele vabadus. Nii et nagu Jumal sõna ütleb Rooma 8.1, et nii ei ole mingisugust hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Ja Efese kiri lisab sinna juurde, et te olete temas sellest ajast alates, kui te saite kuulda oma tõesõna, oma pääste evangeeliumit. Sellest ajast peale oled sina Kristuses. Ja nii nagu siin Aivar aus ka, tema on maailma valgus. Ja las see valgus, nagu Korintskiri ütleb, on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Kristusest olevast aardest. Et see koidutäht tõuseks ülesse. Sest me ei ole täna mitte lihateenrid, vaid me oleme täna vaimusulased. Ja Jeesus ütles, et minu isa otsib neid, kes meid vaimus ja tões kummardavad. Nii et me ei kummarda ei siin ega Sionis ega Orisaares, vaid sa kummardad tänu Jumalat oma südames, oma vaimus ja kogu oma väega. Ja tööd ka, et me usume täna tema jõu tugevuse mõjul. Nüüd tõuseme üles, ma olen palve, siis Rita saab tulla. Jeesus, me täname sind selle eest, me tõesti tänama, et see sõnauks võiks olla avatud. Ja Jumal, mis veel enam, et meie südamed võiks olla avatud, kuulda sinu sõna. Et sina oled see, kes oled lootuse Jumal, kes oled pääste Jumal, kes oled lahenduste Jumal. Ja me palume sinu käest tarkuse ja ilmutuse vaimu. Ava meie südame silmad, et me näeksime ja et me teaksime, milline lootus on sinu kutsumises. Milline on see suur vägi sinu poolt ja ei mitte midagi meist. Et sa oled meid armastanud. Sa ütled oma sõnas, et sa oled meid armastanud juba enne, kui me olime alles sinu vaenlased. Seda enam siis nüüd meid pääsetakse sinu läbi hukkumise käest. Ja ma tänan, et sinu rahvas on täis sinu rõõmu, täis sinu armu, täis sinu tundmist, sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel elada Kristuses. Ja täna Kristus elab usu läbi sinu ja minu sees
Jumal, ava meie südamed silma, et me näeksime, et me mõistaksime, saaksime osa, et see rahu meie sees, mis hoiab meie meeled ja mõtted, Kristus Jeesus, hoiab meid ja see vesi voolab, sõna ütleb, et kes paluvad ja kes usuvad, nii nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elavvee jõed. Ja sinu sõna levib ja sa saad külvatada sõna ja me tahame olla täna see põld, see 4. põld, et see seeme kannab vilja 30-kordselt, 60-kordselt, 100-kordselt. Ja me palume, et ükski mõttekõristus, mis on tõstetud Jumala tunnetuse vastu, ei tõuseks esile, vaid Jumal, et see maapind, see süda on valmis vastu võtma sinu sõna, et see on üks hetk, kus muutub, kus sinu tundmine tuleb, kus sinu lähedus tuleb, kus arusaamine tuleb korraga, et sina, Jeesus, oled päästja, kes päästab meid välja päästmatust olukorrast ja sa oled seda juba teinud ja ma tänan sind selle eest. Ole väga õnnistatud. Amen. Aitäh, Aimar. Ja nüüd palun siis Riita Lauge, ole hea. Halleluja, issand on helde, ustav, hea ja tõeline. Nii tore siin olla, ma nii väga tänan selle kutse eest, selle usalduse eest ja juba ma olen saanud siin kallistada ja siin on nii häid sõpru. Ma nii tänan selle eest, et ma tunnen teid. Et see on nii kallid, meie õed ja vennad meie kõrval. Me vajame üksteist, me ei saa üksi hakkama, lihtsalt ei saa. See ei ole määratudki niiviisi, et ühes inimeses oleks kõik täius. Kristuse ihus on täius. Kristuse ihus. Me kõik oleme tema liikmed, väga kalli hinnaga ostetud. Küll see on hea, et meie lootus, meie alus, meie hingamine, meie vabadus on tema. Halleluja! Meil on üks kindel alus, on meile pandud. Ja küll see on hea. See kannab, see veab välja, see jõuab pärale. Ta jõuab alati pärale. Tema meie sees. Auhiilguse lootus, meie hingamine, meie vabadus, meie rõõm. Halleluja. Ja seal teel me oleme vahest, me väsime, meil tuleb erinevaid asju. Aga küll see on hea, et tema on meie karjane. Tema on meie karjane. Halleluja. Ma palvetasin ja mõtlesin, mida jagada. Ja mul tuli südamesse üks sõna. Me oleme teel. Me oleme alles veel teel. Ja üks kirjakoht, millest ma kohe tahaksin alustada, mul on alati pabereid, need hakkavad siin liikuma, ma olen selles kindel. Ärge laske ennast häirida, ma panen korraks selle piibli ära, siis mul jääb natukene rohkem ruumi oma paberite jaoks. Aga küll me need lendavad lehed kinni püüame. Ma tahan lugeda ühe kirjakoha, mis on olnud mulle nagu hästi erinevatel aegadel hästi kalliks kinnituseks. Vaata, Jumala sõna on elav ja vägev ja väeline. Ja me vajame seda. Nii vahva. Ma lugesin mõned päevad tagasi, leidsin üks John Bunyan, kes elas 1600-1700 ja siis ta kirjutas hästi vahvalt. Ma leidsin ühe lause, mis seal oli. Ta kirjutas niiviisi, et alles siis, kui ma 12 aastat olin erinevates vanglates olnud, sain ma aru, mis vägi peitub Jumala sõnas, mis imed mulle iga päev sealt avanesid. Mitte niivõrd see kirjutatud sõna, vaid kellest see kiri kirjutab. Kellest? Minu issandast, minu armsamast. Temal on alati võime tõsta minu pilk igavese elu peale. Ja mis on igavene elu? Tunda Jeesus Kristust. On ja? Te kõik tunnete teda. Te kõik tunnete. Ma kuidagi nagu nii tunnen seda, et see on juba nii hea, et sa täna tulid siia. Jumal peab seda kalliks. Seda, kuidas sina käid oma Jeesusega. Seal ei ole mingit süüd. Seal ei ole mingit etteheidet tema poolt. Sest tema tahab hoida su käest kinni. Tema on sinu jõud. Tema on sinu tõmbamine. Tema on sinu igatsus. Ja ta taas ja taas puhub lõkkele selle tule, kes on tema ise sinu sees. Küll see on hea ja me vajame teda. Ma vajan teda juustu otstest varbaotsteni. Ma vajan teda iga hommik, iga õhtu. Iga õhtu, kui ma lähen magama, mu kallis Jeesus.
mu kallis Jeesus, selles me ärkame, selles me liigume, ta veab välja. Mis iganes olukorrad meil on. Aga mu teema siis oli, me oleme teel. Me oleme teel. Ja on üks kirjakoht, millest ma ütlesin, mis on mind kinnitanud väga. See on Philippi kiri. Philippi kiri ja 3. peatükist ja 7. salmist. Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma arvan kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi, ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühmeiks, et saada kasuks Kristust. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on mind kätte saanud. Amen. Küll see on hea, ära tunda teda ja seda, milleks tema mind on kätte saanud. Küll see on hea. Ja vaadake, siin on niisugused rikkused. Ma soovitan, kui teil on veel aega, lugege seda enam ja enam. Ja otse kui palve meie sees, sest Kristuses on niisugused rikkused peisus ja ta tahab seda meie elus esile tuua. Me ei käi ühte viletsat ja vaest elu ega ühte igavat elu Kristusega koos. Me käime erinevad, seal on küll erinevaid aegu, millest me läbi lähme, aga me suund on Kristus, me suund on alati tema, ta veab välja, ta töötab kasuks. Nii et me oleme teel, see on see alus, kui sa said päästetud. Ja kui me saime päästetud, selle tõttu, mida Jeesus ristis tegi, küll see on kallis, see kehtib tänasel päeval samamoodi. See, mida tema ristil tegi ja ta ütles, see on lõpetatud. Ja selle peale ma saan alati tulla. See on minu tugevuse alus. See kõik on lõpetatud ja tema veri kehtib minu üle. Me ikka eksime, me ikka paneme mööda, me ikka teeme ka ise haiget, me saame haiget. Aga vaata, see veri tervendab. See veri, selle läbi ma suudan ka endale andeks anda ja see on nii oluline. Vaata, on ja, see on nii oluline. Me ei pea kandma ühtegi koormat. Aga me võime neid vahest kohe päris mitu oma selga laduda, on ja? Me oskame seda, aga Jumal on ostnud meid vabaks kõigest koormast, selle eest, mis tema tegi ristil. See on nii võimas, ma tunnen seda, ma tahaks enam ja enam ja enam, et see läheks mulle lahti, mis sealt kõik, mida ta ütles, see on lõpetatud, see on meie alus. See on meie alus, see on meie liikumise alus, on ju, kui sa said päästetud. Ja siis me oleme nagu teel, eks. Siis mis on see meie siht? Mis on see meie siht, eks? On ju? Mitte ei olnud siis, et ma sain päästetud ja ongi kõik. Nüüd on kõik. Nüüd ma lihtsalt istun pühapäeviti kirikus. On ju? See on kõige kallim on istuda pühapäeval kirikus oma vendade õdede keskel. Ma ei räägi selle vastu. Aga saad aru, seal on veel enam, mida Jumal tahab anda sinu ellu. Vaadake, jünger Toomas, eks? Jünger Toomas. Meie teame teda kui uskmatu Toomas, eks? Aga vaadake, tema oli see, kes ütles, et ma tahan panna sõrmed sinu haavadesse ja tahan tunda, et sa oled tõesti sina. Kui teised tulid talle ütlema, et Jeesus on üles tõusnud, eks? Ja meie teame teda kui uskmatu Toomas. Aga vaadake, tegelikult mõned peatükid veel eespool. Siis, kui Jeesus läks Jeruusalemma poole, siis Toomas oli see, kes ütles, lähme ka meie sinuga koos surema. Juba enne seda oli ta tegelikult valmis surema koos Jeesusega. Vaadake, meie elus on samamoodi. Meil on tõuse, on mõõnu, aga tegelikult mulle meeldib see,
et üks pastor ütles kunagi nii hästi, ei ole neid mõõnu, see kõik on üks tee. See kõik on üks tee, et enam ja enam Kristus meie sees saaks kuju. Ja ta saab. Sa ei ole lootusetu, seal pole lootusetust Jumala rahva sees, sest tema on meie lootus, mis tuleb meile ristist. Lootus, usk, lootus, armastus, eks? On ju? Ja mis on siis meie siht? Mida see Toomas, kuhu ta jõudis tegelikult? Kuhu ta jõudis? Me teame tegelikult, räägitakse temast kui India apostlist, eks? Terve riigi vist päästis ära. On nii. Igatahes mina olen kuulnud ühte püha lugu seda temast, mis pühalood ongi ju tõesed, nagu mu kallis mees ütleb, et ta läks ühte linna sisse ja terve linn sai päästetud, eks? Nad kõik maksid hinna, kõik need apostlid, eks? See on kallis hind, kallis hind. On ju? Sama kallis hind kehtib sinu elus ka. See ei ole mitte tühine, Jumala arm sinu elus. See, et ta maksis hinna sinu elu eest, see ei ole tühine. Ja see on elu, see on eluallikas minul, kui ma olen keset kõige nukramat aega, kõige raskemat aega, kui mul pisarad on otse kui mu elu osa, siis ma tean, kus on üks allikas. Ja tead, seal on eelkäijad käinud. Jeesus käis seda teed, ta andis oma elu, eks? Samamoodi, kui me käime Kristusega koos, see läheb maksma meile elu. Me saame oma elu panna kõrvale, et saada asemele tema rikas elu. Nagu üks pastor ütles nii hästi, nii kaua, kui ma veel 90% pole üle andnud oma elust, siis on päris raske. Üks hädavaev ja viletsus on kanda ise risti. Aga kui ma olen 100% ära andnud, siis rist kannab mind ja see on vabadus Jumala lastele. See on vabadus. See on vabadus. Aga me oleme teel. Me ei ole veel täiuslikud selles. Ja sellest ei ole mitte midagi. Ära lase kuskiltki tulla, kui sa loed seda Jumala sihti ja nendest apostlid, et kuule, ära lase kuskilt tulla süüd ega hukka mõistu, eriti tänasel päeval. Sest kurat käib ringi, nagu möürga ja lõukoer ja proovib neelata, kus saab. Ja ta ründab sinu usku. Ta tuleb, kuidas ta tuleb? Ta tuleb, paneb pilgu sinu peale. Kallis Aivar, vaata, kuidas tuleb. Vaata, sa ei ole ikka seda ja sa ei tee ikka seda. Vaata, kui kaua sa oled Kristusega käinud. Aga vaata, ikka sul on sellised nõrkused ja sellised nõrkused. Ma tunnen seda ka oma käest. Aga siis ma taas tulen ja kinnitan ennast Kristuse ees. Taas piisab temast. Me oleme alles teel. Ma ei pea olema täiuslik. Tema on täiuslik. Ja ärme kuula teda, ärme kuula kuradit, kuulame Jeesust. Sest sealt tuleb armu peale. Ja seda ma vajan tänasel päeval. Seda ma vajan, et valgus minu sees saaks liikuda. Et armastus mu seeks saaks mu vendi õdesid emmata. Sest kuidas on öeldud, me oleme võlgu üksteisele armastuses. Aga kui ma ise ei saa armastusest osa, mida on mul anda? Mida on mul anda? Mind on kutsutud kõige esmalt ise osa saama. Olema otse kui täis, sest tema tahab, et ma oleksin täis teda, sest tema on minu jõud, tema on mu käimine, tema on mu trööst, ta on kõik mulle kõigeks. Tuleme tagasi, kus on see siht, kuhu me oleme teel, nagu Toomas ütles, eks, minu issand ja minu Jumal. Eks, minu issand, mitte ainult päästja, eks, vaid korraga ta teadis, minu issand ja minu Jumal. 24/7, minu issand ja minu Jumal. Minu issand ja minu Jumal. Minu issand ja minu Jumal. Kõik, kõiges. See on nii hea. See on nii hea, sest teate, seal tasub olla. See ongi kõige parem paik, sest me oleme loodud selle mustri järgi, et tema on minu issand ja minu Jumal. Sinnamaani on üks hädavaev ja viletsust, sest ma proovin ikka leida veel oma teesid, oma teenistust või oma asju või oma õigust. Oma õigus ei sobi meile, sest see on räbaldunud riie. Aga meil on sees õigus see ära anda.
et tema oleks, et tema saaks mu õiguseks. Aga vaadake, kallikesed, seal on aegu, kus me läheme läbi, kus ma tahan lugeda, kui me oleme sellel teel, siis on üks väga kallis, kuidas me sellel teel oleme. Vaatame kuningas Taavetit. Jumala südame järgi mees. Me kõik tahame olla. Mina küll tahan, et Jumal ütleks, mu armas tütar, mul on hea meel su üle. Ja teate, ta ütleb seda meile. Aga meie ei julge seda kuulata, sest me teame ise, kes me oleme. Ja siis tuleb üks nimekiri, eks? Mida me siis ütleme, milles me kõik puudulikud oleme, on ja? Aga vaadake, kui hea, kuidas me käime seda teed. On üks kallis laul. Ja te kõik, ma olen peaaegu kindel, teil kõigil on see peas. See on see tasapind, kus me käime seda teed. Ja vaadake, hoidke samal ajal pilk või mõtetes seda, kuidas elas Taavet. Üleval, all, on ju. Siis ta oli kõige võimsam kuningas korraga ja järgmine hetk ta oli nii-öelda mõrtsukas, eks? On ju? Ja niiviisi ta käis. Aga vaadake, see ongi inimese tee, sest Jumal ei anna inimesele oma au, aga tema on auhiilgus meie sees, meie tugevus ja me vajame teda. Me ise ei käi, me oma jaks peabki läbi kukkuma. Me oma jõud peab läbi kukkuma, sest see tasapind, mis meile on seatud, armastage oma vaenlaseid, et armastus saaks teile kõigeks. Me ei käi seda oma jõust. Meie armastus on alati piiridega. Jumala armastus on piirideta. Sinna on meid kutsutud, sest maailm nälgib tänasel päeval tõelise armastuse järgi, ehk Jeesuse järgi. Nii nagu tema armastas, seal ristil ütles, kõik on lõpetatud ja röövlile andis armu, eks? Sellele röövlile, kes sinu elus on röövinud, teinud haiget, valu peale, Jumal kutsub sul ütlema samamoodi. Ma annan talle andeks. Aga on aegu, kus sa ei suuda. Aga Jumal sinu sees mõistab seda täiesti. Ta ei mõista sind süüdi, ta ei mõista sind hukka. Saate aru, armsad lapsed, seal pole süüd, seal pole hukka mõistu. Mida Jumal ütleb? Tule minu juurde kõigega. Tule minu juurde kõigega, ka oma valuga, ka oma väsimusega. Vaadake, Jumala sulased on tänasel päeval väsinud. Me oleme väsinud, on ju? Ja sa tunned ennast süüdi selle pärast. Ei pea tundma. Sest vaadake, põllud on lõikuseks valmiks, aga vähe on töötegijaid. Ja tänasel päeval see on see töötegijate osa. Nad on väsinud. Aga mina usun, et taevased vihmad on tulemas. Piisab ühest sekundist tema ka. Ja ta pühib ära väsimuse, ta pühib ära valu, ta pühib ära kibestumise. Ja tema on tuli sinu sees. Ärkamine sinu sees, liikumine sinu sees, armastus sinu sees, elava vee allikas sinu sees, sest tema on sinu pärand ja sina oled tema pärand. Saate aru, taevas igatseb kokku saada maaga. See on nii hea, tema igatseb. Tema oli esimesena tuli ja puudutas sind. Selle peale on meil hea liikuda. Tuleme, kui me käime seda teed, siis läbi kõige, mis iganes tänasel päeval on, sa võid oma silmad ja kõrvad otse kui välisele kinni panna ja las tõusta üks Taaveti laul sinu seest. Laul 23. Issand on mu karjane, mul pole milleski puudust. Ta on mu karjane, ta on sinu karjane, ta saab meiega hakkama. Karjane saab oma lammastega hakkama väga hästi. Mõtelge missugune. Ja meil on hea karjane. Hea karjase laul, on ja?
kui sa kuskil veel kahtled, et su Jumal on hea, siis jookse kohe armutrooni ette ja anna see ära, kui sul on veel kahtlus, et ta on hea. Las ta kõneleb sulle, et ta on hea. Las ta kõneleb sulle lootust lootuse peale. Las ta kõneleb sulle, näitab oma südant. Halastaja ja armuline on meie issand. On. Ta süda on selline. Issand on mu karjane. Mul pole milleski puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamise veele saadab ta mind. Saate aru, haljale aasale, see on niiviisi lebama. Ma saan teda usaldada nii, ka kõige raskemal hetkel ma võin kukkuda tagurpidi nagu käte peale. Kunagi, Aivar, sina, ma ei tea, kas sa mäletad, aga sa rääkisid ühe võrratu pildi sellest, kuidas Jumal kutsus sind oma elus kukkuma ta käte peale. Ja see kuidagi mind hästi kõnetas ja ma ise olen seda mitmed kordi näinud ja Jumal kõnetab, kuku mu kallis tütar, kuku mu kallis laps minu käte peale. See kannab, see viib läbi. Sa saad hakkama, sest mina saan hakkama. Tema viib läbi. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind. Tegelikult vaadake, on üks tasapind meile alaliselt loodud. Hingata temas. Hingata temas. Seal ei ole süüdistust, seal ei ole valu. Ma hingan tema armastust läbi ja see tervendab mind. Ma hingan tema armastust läbi ja see värskendab mind. Ma taas jaksan minna. Ma taas jaksan liikuda, sest mulle piisab ühest pilgust mu kuninga silmadest. Sest ta on hea, helde, ustav, tõeline, vägev. Maa ja taeva kuningas. Kui tema otsustab liikuda, siis Jumala rahvas on kõik põlvili maas. Meil on tegemist väga aulise, väga väelise, väga võimsa kuningaga ja ta ei ole tühine. Ristile läks ja seal on kõik needus, kõik haigus. Me võime julgelt paluda oma sõprade haiguste pealt. Nagu sa rääkisid, surmast. Ma usun, et me oleme minemas aega, kus ka surnud ärkavad üles. Ja mine tea, kas see oli meile nagu raputus. Nii et ärme pelga neid asju, neid valusaid katsumisi, millest me läbi lähme. See kõlab, see peab kõlama meile kui raputus. Kui minu kallis õde Krista oli haiglas ja mingit lootust ei olnud, siis see raputas mind niiviisi, et ma läksin nii, kui ma sain Kuressaarde. Mu õlipudelik oli kaasas ja ma teadsin, et on sellises osakonnas, kuhu sisse ei lasta. Ma olin valmis minema oma kalli õe Krista pärast, kas või peaarstiga rääkima. Ma lihtsalt palun, et ma saaksin olla Kristaga ühes ruumis. Ma ei pea teda puutuma, kas või kuskil. Mul oli kindel nägemus, kui ma saaks temaga ühes ruumis palvetada tema pärast. Et ma ei pea ühtegi sõna kõvasti ütlema. Aga Krista oli siis juba toodud, kui ma sinna haiglasse jõudsin, oli toodud. See oli ime. Tema elus on iga päev ime. Ja tänu Jumalale, ta oli toodud sinna tavapalaadisse, kus see lasti juurde. Ja kui ma palvetasin ta pärast, mind täitis selline usk, ma mõtlesin, ma võtan kõik haiged siin praegu nüüd sellel korjusel ette. Aga ühtepidi me peaksimegi seal olema, on ju. Aga vaadake, mis paneb meid liikuma, kui keegi meie lähedane. Me oleme liiga rahulikud, aga seal ei ole süüd, kallis. Vaata, haistame juba õhust, midagi uut on sündimas sellel maal. Selles ajas ja sinu elus. Haistame juba. Las see teeb näljaseks. Ei ole luksust enam vaadata enda peale. Meie pilk peab olema ainult ühes paigas. Ristil. Jumala au on Jeesuse rist. Jumala au on Jeesuse rist. See oli Jumala südame soov saata poeg ristile, et ta võiks üles tõusta meie eest, sinu eest. Meil ei ole mingit muud tugevust, mingit muud alust. Tema verest piisab. Sellest ristist piisab, et Eesti maa saaks päästetud. Sellest ristist piisab, et kogu meie pered saaksid päästetud. Et hingamine, värskus, elu ja tuli oleks selle maa osa. Sellest ristist piisab. Aga on aegu, kus sa vajad üksi olla ainult tema ka. Ja seal ongi.
ja see on kallis aeg. Sa ei pea kiirustama sealt ära. Sa ei pea kiirustama nüüd ärkama, minema ärkamisse Eestimaa pärast. Ole julgelt seal, kus sa oled. Ole julgelt seal, kus sa oled, sest issand tahab olla sinuga seal, sest sina oled tema kallis tütar. Ära vaata mitte kuhugi mujale, vaid ole seal kõnetuses, sa oled ta kallis tütar. Ja teate, Jeesus tuleb vahest nii meie ligi, et ta otse kui peseb meie jalgu. Ta peseb ära, ta võtab ära selle valu. Ta võtab ära, kus iganes sa tunned ennast üksi, haavatud, halvatud, sest sa korraga oled poolik. Kõik see, millele sa ennem toetasid, on läinud su kõrvalt. Ja Jumal mõistab seda. Jumal mõistab seda. Ja sa ei pea mitte kuhugi mujale minema, kui issand ta sülle sellel ajal. Tema ligi. Ta tuleb, trööstib ja tervendab. Ja vaadake, seal on erinevad ajad. Ja me peame tundma issandat. Ja sealt sa tuled. Ja tead, ma tean, mis ma räägin. Ühel hetkel sa vaatad tagasi ja su valu ei ole enam nii valus, kui see on tänasel päeval. Sest me anname oma valud issandale. Ja meil on nii väeline issand, et see on nii võimas. Ta võtab ära meie valud. Ja need haavad löövad särama Jumala ligiolu tõttu. Kõik, mis me kaotame siin, me saame 100 miljon tagasi Kristusest meie sees. See on uskumatu öelda, aga kui me lähme läbi valust ja kui me anname asju ära, siis me oleme tegelikult võitjad. Seda on raske selle seaduste järgi mõista, aga sa oled tütar Jumala süles, veel enam ta südame sees. Sa võidad Jumala südame. Me võidame Jumala südame. Kas me oleme siis mitte võitjad? Me võidame Jumala südame. Kui Jumala süda pannakse liikuma meie pärast ja on pandud liikuma meie pärast, siis me oleme alati võitjad. Me ei pea kiirustama. Seal ei ole kiiret issanda riigis. Seal tulevad tema ajad, tema liikumised, tema rütmid. Praegusel ajal on nii oluline ära tunnetada, kus on minu issand ja minu Jumal. Kus on tema jalajäljed minu jaoks, sest need kannavad. Aivari issanda jalajäljed ei kanna minu teed, aga ta on väga kallis vend, väga kallis vend. Aga tema issanda jalajälgedes, tema elus minule ei piisa. Ei piisa. Ei piisa enam. Ei piisa enam. Kus on sinu issand ja sinu Jumal tänasel päeval? Selles saad sa liikuda. Selles me saame liikuda. Nii et kõige julgusega me võime alati tulla ta armutrooni ette. Veel enam täna. Veel enam täna. Nii, vaatame edasi. Issand on mu karjane, mul pole milleski puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Kus ma armastan seda kohta. Ma vaatan Rita pääle, seal pole midagi, mis välja kannaks. Aga siis mulle meeldib see nimi, mis on kirjutatud minu elu sisse. Ja ma tean, see kannab alati läbi. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Jeesuse nimi meie sees veab alati välja. Oma nime pärast. Väeline, võimas, elav on issand. Tema nime pärast. Me ei saa eksida. Ta ei ütle. Ta seab meie jalad õiguse rööbastesse oma nime pärast. Oma nime pärast. Ja seda nime me armastame. See on meie südame armastus, meie hingamine, meie vabadus, rõõm, rahu, kõik issand minu elus. Hommikust õhtuni. Saad aru, me käime elava issandaga iga päev. See tasapind on meile antud. Me kõik. See on meile kõigile kätte saadav. See on meile kõigile kätte saadav. Aga me eksime ära vahest. Nagu ma ütlesin, me oleme väsinud, me oleme haiget saanud ja me pilk läheb valesse kohta. Me pilk peab olema ikka issanda peal.
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Mulle nii meeldib see. 3 esimest salmi on kui tunnistust kellestki. Taavet räägib, issand on mu karjane, tema paneb mind, tema kosutab mind. Aga vaadake, kõige pimedamas orus, ka surmavari orus, see läheb isiklikuks. Sa pead tundma oma issandat. Sa pead kõige pimedamas paigas, sa pead tundma oma issandat. Ta veab välja. Vaadake nüüd, ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Saate aru, see tunnistus on korraga ta sees. Ennem ta nagu tunnistab, vaata on aegu, kus sa oled väsinud, mina mõnikord hommikuti ärkan, mul on hästi madal vererõhk ja siis ma ei tea, kuidas ma oma pildi õigeks saan, liigub küll, aga kohal pole. Aga vaadake, ja siis ma mõnikord kohe kõnelen, ma panen kas ülistuslaulu, see on mu tunnistus mu sees, mina armastan Jeesus sind, sina armastad mind. Ma räägin, issand on helde ja ustav ja tõeline. Ja siis ma laulan, ma viisi ei pea, ikka laulan. Ja vaadake, see on see tunnistus, mis peab olema. Aga vaata kõige pimedamast orust, eks? Me kõneleme, 3 esimest salmi, ma kõnelen kellestki, kes on minu elus. Aga kõige pimedamas paigas ma räägin üks ühele. Üks ühele me käime kõige valusamad kohad läbi. Jumal kutsub meid sealt läbi käima üks ühele. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Ma kuskilt lugesin, ma loodan, et see on õige, kuidas ma aru sain. Karjase kepp on see, kes nagu juhatab siis nagu tallekesi niiviisi suunda nagu näitab, eks? Ja sau oli oot. Oli õige, jah? Et karjase kepp oli see ja sau oli relv vaenlase vastu. Kui hundid tulid, siis tema lõi sauaga nagu hunt eemale. Nii et saate aru, mul on 2-kordne kaitse kõige pimedamas orus. Esiteks, tema on minu võidulipp kõige pimedamas paigas. Ta ajab hundid mu elust ära. Tema lööb, eks? Ta võitleb lahinguid meie eest, kui ma tõstan üles tema nime. Ta võitleb lahinguid meie eest, eks? Et see sau. Ja siis samas ta suudab mind, ja vaata, seal karjase kepil on ka selline konks, eks? Kui ma kuskile kibuvitsa põõsasse parasjagu, mis iganes, millega ma hakkama saan, jälle see rita kuskil on oma aruteludes, siis Jeesus saab mu kätte sealt kibuvitsa põõsast jälle. Sest kibuvitsa põõsas mulle enam ei piisa, kui ma olen maitsta saanud elavat issandat. Eks? Ta saab mu hakkama. Ta saab ka kõige pimedamas paigas. Ma ei lähe üksi läbi. Tema võitleb lahinguid meie eest. Minu osa on olla ainult temaga koos. Hoida käest kinni. Küll see on hea ja vaata kasti. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga. Jaa. Me võime, vaata, need vastased ei ole mitte inimesed. Me ei võitle siin inimeste vastu. Vennad ja õed on minu poolt, mitte minu vaenlased. Ega ükski inimene. Aga mis on me vastased tihti, mis tahavad meid ära võtta? See võib olla erinevad asjad, eks me elus. Me teame kõik oma nõrkusi, eks? Aga tema katab mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga. Tal ligiolu on määratud olema alaliselt minu elus. Ja see, kas ma tunnen või ei tunne, küsimus ei ole selles. Vahest mina olen hästi emotsionaalne. Ma tunnen suuri tundeid ja siis on suur sügavus, kui midagi ei tunne. Aga mis ma olen mõistnud, on see, et me oleme usurahvas. Meid on kutsutud käima usus. Kas ma tunnen või ei tunne, ma võin alati ülistada. Ma võin alati hoida pilgu temal. Alati võib mu pilk olla temal. Ma ei pea olema tundma, sest ma tean juba mu issandat, ta ei jäta mind. Ta alati toob mu välja. Vahest ma olen nii siruli kui siruli, ma mõtlen appi, ta vist sikutab mind varbast edasi. Aga ta ikka sikutab, tema on ustav, tema on mu karjane, ta saab meiega hakkama. Sa võiad mu peaõliga, mu karikas on pilgeni täis
Ja mõtelge, seda räägib Taavet, eks? Taaveti elu me teame kõik. Mõelge, millest ta läbi käis. Mis koobastes, kus iganes, eks? Eksimused olid tal palju. Aga see on see, et vaata, issandaga me ei loobu. Issandaga me ei loobu, sest tema on mu karjane. Ma mitte kuskilt ei leia rahu, sest tema on kõik, millel on tähendus. Tema on kõik. Ma tahan lugeda ühe laulu, mis mind viimasel ajal hästi on kõnetanud. Ma tõlgin selle nii, et see võib natuke konarlik olla. Ma sõitsin mandril ühte kogudusse ja seal oli hästi hea sõna, seal oligi see sõna minu issand ja minu Jumal ja järgmine päev oli see sõna Kristuses Jeesuses ei loe ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid armastus, mis on tegev, usk, mis on tegev armastuse läbi. Vaat see on ka meie siht tegelikult, on ja? Nii, aga ja ma tahtsin lugeda selle laulu. Kõik, mis tähendab, kõik, mis loeb, ma panen sinu ette ma panen oma meloodia ette sinu, sest sina oled kõik, mis tähendab, mis tõeliselt tähendab. Ma teen ruumi kahele, kus olen mina ja sina, Jeesus, sest sa oled kõik, mis tähendab. Sa oled kõik, millel on tõeline tähendus. Milleks ma elan, kui sind ei oleks mu elus? Mida ma saaksin, kui sa võtaksid ära oma püha vaimu mu elust? Mis oleks minust saanud, kui ma ei oleks näinud sinu valgust? Mis oleks minust räägitud, kui ma ei hoiaks sinu käest kinni? Nüüd ma olen tulnud arusaamisele, et sina oled kõik, mis mul on. Et sina oled kõik, mis mul on. Sina oled kõik, mis tõeliselt loeb. Ja teate, see on hea. Meil on tegemist elava Jumalaga. Ta tahab süüa meiega õhtust. Ta peseb meie jalgu. Ta tahab, et me usaldaksime teda nii palju, et me annaksime ära oma valu ja usaldaksime tema kätte täiesti ka oma elu. Kõik. Ta on väärt seda, sest tema saab sellega tõeliselt hakkama. Kui ma veel 90% proovin juhtida oma elu ise, siis on see üks hädavaev ja viletsus. Kui ma annan täiesti ära, siis see rist kannab mind. Ja teate, mitte kunagi, kui me armastame teda, me ei pea pettuma tema armastuses meie vastu. Mitte kunagi. Mis iganes, millest me siin läbi lähme, me oleme ainult teel siin ja ainult teelised siin. On aeg, kus me oleme igavesti koos oma kallitega. Ja siis sa vaatad tagasi ja see vahepealne eraldatus oli ainult üks pisku. Halleluja. Hande, kes senderela. Haarame tast kinni, sest me saame nii palju vastu. Me saame vastu tema, elava issanda, tõelise väelise. Halleluja. See laul, kui me oleme teelised, eks, mida Taavet laulis, ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Ja kui me vaatame Taaveti elu, siis oleks nagu kaks isemeest. Üks, kes kirjutas selle laulu ja üks, kes on siis Taavet. Kas headus ja heldus järgis teda kõik ta elupäevad? Kui me vaatame väliste silmadega. Aga vaadake, issand ongi meie headus ja heldus. Ta on lähemal kui oma särk. Ta on meie eludes ja ta tahab emmata meid hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. Ja siis me oleme see võitmatu armee. Siis me oleme see võitmatu armee ja tuli on meie pärand. Tema õigsus on meie pärand.
Tema elu on meie pärand, see on määratud olema. Meil ei ole lihtsalt tegemist ühe õpetusega. Ja õpetus on väga kallis, õpetajad koguduses on väga kallid, väga kallid. Peame üksteist kalliks, peame, me vajame üksteist. Mul oli nii hea meel näha, mitu aastat vist pole mõnda inimest siin oma kallist sõpra näinud, aga nii hea oli teid näha. Nii hea on tulla Jumala kogudusse, kus õed ja vennad on ees. Issand on helde ja hea. Ja vaadake, see ongi nii võrratu. Mõnda sa ei näegi mitu aastat. Sa saad kokku ja te olete ühel lainel, sest Kristus on see, mis ühendab. Mõnda inimest sa saad esimest korda kokku ja sa tead teda, sest see vaim on sama. Kristuse vaim on see, mis teeb meid üheks. Kui me oleme tänasel päeval veel seal, kus me üksteisest võib-olla ei saa aru ja me põrkume ja me isegi pole kindlad oma tees. Aga kui me siht on Jeesus, saate aru, ja tema, kes on 90 kraadi seal teises pool, ka tuleb Jeesuse poole ja mina lähen Jeesuse poole, siis me saame Jeesuses kokku, see vaim seob meid üheks ja ühel päeval ei ole vastuolusid. Täna veel näeme poolikult, täna veel tunnetame poolikult, aga Kristuses ei ole vastuolusid. Tema on meie siht. Nii et me oleme teel täiuslikkusesse ja me saame hakkama. See tasapind, mis kristlastele on seatud, see pole inimlikult võimalik käia. Ja see ongi pandud nii, et ma vajaks teda hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. Mitte ei süüdistaks ennast selle tõttu, et mul pole võimalik seda täita. Meie ellu ei kuulu ükski süüdistus ega hukkamõist. Me saame Kristuse, me peame kalliks tema vaimu. Tema vaimus on see, et ma suudan õnnistada oma vaenlasi. Leppida, kus iganes probleemid tulevad, kus iganes, me käime üksteisele pinda, on ju. Sest me oleme erinevad, aga sa tahad, erinevus on Kristuse koguduse rikkus. Seda suurem maa-ala saab kaetud, kallid. Ei pea olema minu nägu. Kui kogudus oleks minu nägu, oleks üks vilets ja väeti ja vaene. Aga ma pean jõudma selleni, et ma võtan vastu selle anni, mis on kallil Aimaril. Kallil teisel õel ja vennal. Me peame üksteist vastu võtma. Seal pole vastuolu. Ja me peame üksteisele andma hoogu, et ta lendaks. Et tema oleks vaba liikuma oma annis, nii nagu tema liigub. Olema julge ja vaba. Ja seal on üks alistumine. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Kui ma armastan Jeesust, ma õpin alistuma. Ärge laske heidutada, kui veel on kokkupõrkeid. Me õpime alles selles. See praegu on see aeg, kus armeed treenitakse. Aga issand on meie väepealik. Issand on võidulipp meie üle. Me jõuame pärale, armas rahvas. Me jõuame pärale selle läbi, mis tema on teinud. See on mu ainus alus. Rist. See, mis tema tegi, kõik on lõpetatud. Tema on minu tee, tõde ja elu. Tema on mu igapäevane leib. Tema on minu elu allikas. Ja ta on kuningate kuningas, maa ja taeva looja, vägede issand. Ja kõik põlved peavad nõtkuma kord tema ees. Küll see on hea. Ja tema tahab olla meile nii lähedal. Et ta on öelnud lausa, ta tahab olla meile, et me oleks ta sõpradeks, on ju. Vahest teeb nagu tahedaks, on ju. Kuidas tema tahab olla meiega osaduses. Aga see ongi imeline, vaadake, selline ongi meie Jumal. Ta tahab olla sinuga osaduses. Ta armastab sind. Armastus on Jumala nimi. Armastus on Jumala kuju. Armastus on Jumala tee. Armastus on Jumala lahendus. Armastus ei kuku kunagi läbi. Nüüd jääb usk, lootus, armastus. Aga suurim neist on armastus, sest tema ise on seda. Ja see on see tasapind, kus on kutsutud meid käima. Temas. Ja me oleme võitja sugu. Halleluja. Hande, kes sendelela. Ja vaadake, ma loen veel mõned kirjakohad. Kuidas oli, Aivar? Kas ma võisin 1,5 tundi rääkida või 2 tundi? Jah. Ma hakkan kohe lõpetama. Nii.
kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Aga me saame armastada, see on 1. Johannese 4:8, me saame armastada ainult selle läbi, kui me ise kõigepealt tuleme ja saame täis armastust. Meil endal pole seda võtta. Inimlik armastus on alati piiridega. Alati kukub läbi. Küll on hea, meil on elav issand, elav armastus, iga päev kättesaadav. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskes. Igatseme seda, januneme seda. Ja ta on. Me vahest vaatame liiga palju ka selle peale, et meil ei ole. Aga ta on meie keskel, ta on. Nii paljud, kes tulevad väljast, midagi on teistmoodi. Midagi on teil teistmoodi. Te olete ju kuulnud seda ise, on ju? Nii, las taas see lõkke tõusta siin. Et armastus oleks ise keskis. Sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. Võida sina kuri ära heaga, Rooma 12:21. Eelmine oli Galaatia 5:6. Aga mina ütlen teile, see on Mattuse 5. peatükist, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lasteks, kes on taevas. Me saaksime oma isa lasteks. See on see tasapind, kuhu me oleme teel, eks. Me oleme teel, me ei ole veel päral, aga me oleme teel. Ja issand on armuline meiega sellel teel. Jumala tundmine on igavene elu. See on see, kuhu meid on kutsutud alaliselt. Täis teda, vähem meid, rohkem teda. Ja see Toomase lause, minu issand ja minu Jumal. Ja siis sa oled võitmatu. Minu issand ja minu Jumal. Ma tahangi täna küsida, julge, või tahangi öelda, julge teda tunda nii, minu issand ja minu Jumal. Ja las kanda sind iga päev see laul, see Taaveti laul 23. Ta on meie hea karjane. Amen. Amen. Nii, 2 tundi siiski ei rääkinud. Nii, nüüd need lehed lendavad. Ära mene veel ära, meil on siis üks tänu ka selle eest. Teeme aplausi Jumalale Rita eest. Aitäh selle. Ja Aimerle ka aitäh. Et te olete üks hea tandem koos. Ja mis siis veel, kui tõuseme korraks veel, saame palvetada ja kiita Jumalat ja võtame siis niiviisi, et meil on ka võimalik tulla siia ette, kui kellelegi on palvesoovi. Ma ei tea, Rita äkki on veel Aimeriga nõus nii kaua olema, kui keegi tahab palvetada või on teil väga kiire ära lipata, ei ole. Et kui me laulame, laulu ajal on võimalik ka teil tulla siia ette ja kui on palvesoovi, siis esitada. Isa, me täname Jeesuse nimel, me täname sind, et sa oled meid kutsunud, sa oled kõiki inimesi kutsunud ja sa oled oma poja Jeesuse Kristuse andnud, et see rist on tõesti üks sinu selline võti igavese elule. Me täname sind, issand, et see rist on meile armsaks saanud ja sa oled teinud sellest ühe väesümboli või siis sellise, kelles meid päästetakse. Isa, me täname sind Jeesuse eest ja tema kalli vere eest. Et sina, issand, lepitasid meid iseendaga Jeesuse oma poja kaudu. Aitäh sulle, issand. Amen. Aga jah, kuna meil on täna külalised siin täiesti nõus, valmis palvetama ja palvesoove vastu võtma, et olge julged, võtame sellise vaiksema laulukese siin ja võta kinga
sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa, vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõike ei suudagi mõista. Võtagi, kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Võta kingad. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa, vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Vahel ajatu kohtab aega, aimad Jumala lähedust. Vahel piiritu ületab piire, tunned püha puudutust. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa, vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Vahel põleva põõsa kombel kohtad Jumala palet sa. Vahel kuuled ta sõnatut kõnet, siis sind püha puudutab. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa, vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa, vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Vahel segavad ekslikud mõtted, siiski issandat hüüama. Haaran kätest ja tunnen ta haavad, taaskord püha puudutab. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa, vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes.
mu vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei minust jagu saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaota ta, iial ei kaota ta. Mu vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaota ta, iial ei kaota ta. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. On võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käib minu ees.
vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Võtame ühe viimase laulu veel, siis nii kaua võib palvetada sama. Mu valgus sa juhid mind, kannad mind, päästnud mind sa pimedast. Mu lootus sa hoiad mind, saadad mind, su käte peal elan ma. Mu valgus sa. Mu valgus sa juhid mind, kannad mind, päästnud mind sa pimedast. Mu lootus sa hoiad mind, saadad mind, su käte peal elan ma. Mul pole puudu millestki, sa juhid haljal aasal mind. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Mu valgus sa juhid mind, kannad mind, päästnud mind sa pimedast. Mu lootus sa hoiad mind, saadad mind, su käte peal elan ma. Mul pole puudu millestki, sa juhid haljal aasal mind. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa pole puudu millestki, sa juhid haljal
mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Mul pole puudu millestki, sa juhid haljal aasal mind. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Ütlen õnnistussõnad. Issand, hoidku sind ja kaitsku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Me laulame ühe laulu veel, aga kohvik on avatud, kes soovivad, aga palvealtar on avatud.